igal juhul fookuseks keskkond ja kõik, mis keskkonnast tuleb, see mõjutab ka taastumist. Üks asi, mille peale ma mõtlema jäin, kui ma mõtlen enda selle taastumisteekonnale tagasi, siis väga suuresti saatis selline küsimus, et mida ma üldse teha tahan või milleks ma muutuda tahan või kelleks või kes must peaks saama. Nüüd, kui mõelda sellele uuesti järele, siis maailm muutub iga sekundiga. Kõik ümber muutub iga sekundiga. Kaasa arvatud inimene ise iga aastaga, iga kuuga, iga päevaga, iga tunni, iga sekundiga ja minutiga ja nii edasi. Sellega koos muutuvad ka enda tahtmised, enda soovid, enda sellised eesmärgid, kuhu püüelda. Ja üks asi, mis mind vähemalt ennast tabas, oli see, et rutiin. Üks kindel rutiin, selline kindel päevarütm. Ja see kestis päris mitu aastat, kuni üks hetk ma avastasingi, et mida ma õigupoolest üldse teen. Ja rutiin ei ole paha asi muidu. Rutiin on väga hea, rutiin päästab, rutiin pakub isegi turvatunnet, sest ei ole stressi nii palju, et mis järgmisena juhtub ja nii edasi. Aga aeg-ajalt tegelikult on hea, kui isegi seda natukene rohkem teha. Vähemalt, mis mind on taastumisel õudselt aidanud, on enese reflektsioon. Ehk siis iga teatud aja tagant küsida endalt, kas mul on praegu hea, kas mind miski häirib, kas ma peaks midagi muutma, kas see koht, kus ma olen praegu, mis minu ümber on, kas ma tunnen ennast seal hästi, kas mul on selle hea olla, kas need inimesed meeldivad mulle ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kõige parem on neid asju visualiseerida, võib-olla isegi näiteks neid kirja panna, sest siis on alati sul võimalus nii-öelda ajas rännata, mingisse kindlasti kuupäeva lugeda tagant järgi, kuidas sa ennast tundsid vahepeal. Ja mine tea, võib-olla isegi äkki on seal sellised asjad peidus ja kirjas, mis on täide läinud, mis on korda saadetud, ilma et inimene ise seda tähelegi on pannud ja see võib pakkuda väga head rõõmutunnet. Et keskkond mõjutab inimest kogu aeg ja minu mõte ongi see, et kui me rutiinis oleme, kui meil on kogu aeg pidevalt hästi palju teha, sest meil kõigil on erinevad kohustused, siis selle kõige kõrvalt on ülimalt hea küsida iseendalt, kuidas mul praegu on. Ja tänu sellele küsimisele joonistub ka selline pilt iseenda hetkeseisundist ja siis juba saab teha kas korrektuure, kui neid on vaja. Ja kui kõik on hästi, siis saab veenduda, et oled lihtsalt õigel teel ja jätkad edasi liikumist.